Minu nimi on Roland Tocco ja ma olen Edu Akadeemia üks asutajatest. Ja meie missioon ja eesmärk on aidata inimestel tuua välja nende tegelik potentsiaal ja aidata neil üles leida oma tõelised anded selleks, et nad saaksid olla võimalikult õnnelikult igapäevaselt, tehes neid asju, mis nad teevad. Ja just nimelt see on edu meie arvates. Ma tean, et sa võid öelda seda, et see ei ole võimalik ja või on keegi teine, kes ütleb sulle seda, et see ei ole võimalik, aga ära kuula ära kuula ennast ja ära kuula neid teisi, kui sulle ütleb keegi seda, et see ei ole võimalik. Seepärast ma pean ütlema seda, et ma olen täna sellises seisus, kus ma tõesti olen väga-väga tänulik selle üle, sellepärast et nagu ma laulsin, see on minu elu. Ma saan täna teha neid asju, mis mulle kõige rohkem meeldivad, nende inimestega, kes mulle meeldivad ja nii palju, kui ma soovin. Ja ma tean ka seda, et kui sa ütled, et see ei ole võimalik, et millest see tulla võib, sellepärast et kui ma võtan kuskil 10 aastat tagasi, siis see ei olnud absoluutselt niimoodi. Sellepärast, et ma lõpetasin mingi hetk keskkooli ja ma ei teadnud absoluutselt, mida ma oma elus tahan. Ma ei teadnud, mis on minu tegelikud anded, mida ma oma elus teha tahan. Mul ei olnud mingeid kontakte, kes aitaks mul jõuda kuhugi, kes aitaks mul mingeid uksi avada. Ja mis kõige hullem oli see, et kui ma täna tean väga-väga selgelt, et 2 minu väga-väga suurt tugevust ja annet on koostöö tegemine ja inimestega kontakti loomine, siis kuidas neid asju koolis nimetati? Mõtle korra, kui sa olid koolis kontrolltöö ajal väga hea koostöötegija, siis õpetajad millega pärast nimetasid seda spikerdamiseks või mahategemiseks. Ja kui sa oled hea kontaktilooja, siis kui sa tunnis seda teed, siis õpetajad arvavad, et see on vahele segamine. Nii et ma sain väga kiiresti aru seda, et need on halvad asjad. Ja kui ma kooli lõpetasin, siis ma nagu arvanudki, et ma neid asju üldse võiksin kasutada ja rakendada. Ja seetõttu ma hakkasin mõtlema, et okei, et aga mulle ju meeldis ka matemaatika ja numbrid ja see oli täitsa okei, et ma sain nagu sellega hakkama. Ja siis ma kellegi teise soovitusel läksin õppima ülikooli majandusõigust. Ja ma raiskasin 4 aastat ja ma ei ole tänaseks mitte midagi sellest 4 aastast rakendanud. Ja ma läksin siis ühel hetkel veel ka raamatupidamistööd tegema, mis on täiesti 180 kraadi sellest, mis on minu olemus. Ma olen pigem ikka loov inimene, ideede generaator ja asjade käimalükkaja ja selline strateegiline mõtleja, nii et see on täiesti 180 kraadi sellest, mis on raamatupidamistöö. Aga ma läksin sinna sellepärast, et ma ei teadnud, mis need minu jaoks on. Ja keegi on mulle öelnud, et see on võimalik. Ja minu jaoks muutus kõik sellega, kui ma hakkasin enesearenguga tegelema. Ja tänaseks kuskil 10 aastat ma olen siin käinud väga-väga paljudel erinevatel koolitustel ja ma arvan kuskil rohkem kui 100 000 eurot sellesse pannud. Ja mis on toimunud on see, et ma olen läbi selle taas avastanud oma tõelised anded, oma tegelikud tugevused ja ma näen, milleni see on viinud. Ma näen seda, et ma saan nautida igat hetke oma elust ja teha rohkem ja rohkem neid asju ja väga-väga imelised võimalused järjest rohkem tulevad ise minu ellu. Ja ühel hetkel on see nüüd juba mõnda aega toimunud, on järjest rohkem ja rohkem inimesed küsivad mu käest, et Roland, kuidas sa seda teinud oled? Kuidas sa oled leidnud üles oma anded ja kuidas on see võimalik, et sa teed nii suuri asju ja sul on selline kontaktivõrgustik üle maailma, sa suhtled kuulsate koolitajatega, väga edukate ettevõtjatega ja sa oled pidevalt nendega koos. Kuidas see on võimalik? Ja kuna seda küsitakse mult rohkem ja rohkem, siis ma otsustasin ühel hetkel, et ma teen ühe sellise workshopi või ma ütleks isegi kontseminari. Selle nimi on Kõik on võimalik, ka sinu jaoks. Ja kontseminar, mida see tähendab, on see, et nagu sa nägid, ma tegin ühe laulu siin alguses või väikse jupi ühest laulust. Ja kuna ma aasta aega tagasi hakkasin laulmisega tegelema ja kitarri ma olen juba pikemat aega mänginud ja ma saan aru, et see on ka üks minu väga-väga suuri
andeid ja ma tõeliselt naudin selle tegemist, siis ma ühendan kaks asja, mis mulle väga meeldivad. On siis selline kõnelemine ja ütleme siis teadmiste edasiandmine ja muusika ja laulmine. Ehk kui need kaks asja kokku panna, kontsert ja seminar, siis tulebki kontseminar. Ja ma olen paar korda seda sama sündmust juba teinud ja ma olen väga-väga ääretult ägedat tagasisidet sellele saanud ja ma täna lihtsalt näen, et ma tahan seda teha ja ma näen, et see on reaalselt inimestele kasulik. Mis selle kontseminari käigus toimub, on see, et ma annan sulle edasi mõned väga-väga praktilised harjutused selle osas, mis aitavad sul jõuda selleni, et sa saaksid ise aru saada seda ja mis on sinu tegelikud anded ja mis võib-olla isegi olulisem on see, et kuidas sa saad reaalselt neid rakendama hakata niimoodi, et sa neid ise naudid ja et sa kõige rohkem väärtuslik oled ka teiste inimeste jaoks. Ja üks asi, mis on veel selline, mis ma näen, et ma olen läbi teinud protsessi ja kui piltlikult öelda, võib-olla siis sellise protsessi nagu loodusest, kui sa võtad tõugust saab liblikas. Ja ma tean, et kui ma alustasin oma enesearengu teekonda, siis ma olin justkui see tõuk, kes ühel hetkel oli kookonis ja ma ei teadnud, kuidas sealt välja saada. Ja täna ma tunnen seda, et ma olen jõudnud sinna seisu, kus ma justkui olen see liblikas, kes rendab ringi ja asjad juhtuvad minu elus ilma, et ma pean punnitama ja võimalused, väga imelised inimesed tulevad minu ellu justkui iseenesest. Üks asi, mis selle protsessiga on see, et mina ei saa kuidagi seda protsessi sinu eest ära teha. Samamoodi ei saanud keegi teha seda minu eest. Ma pidin ise selle läbi käima. Küll aga kui sa võtad selle näitena, et see kookonis olev tõuk, temast saab liblikas, kui sa aitad ta liiga varaselt välja, siis liblikas ei jää elama. Ja miks on see sellepärast, et ta tiivad ei ole saanud piisavalt tugevaks. Kui ta tuleb sealt ise välja, siis ta on pidanud pingutama ja ennast sirutama ja tegema erinevaid liigutusi, et ta tiivad saaks piisavalt tugevaks ja kui ta välja tuleb, ta on valmis lendama, elama, tegema neid asju, mille jaoks ta on siia loodud. Ja samamoodi on ka sinu jaoks. Ja sellepärast ma ütlesingi seda, et mina ei saa aidata sul seda protsessi läbi teha. Sa pead selle ise tegema. Küll aga mis ma saan teha on see, et aidata sul kiirendada seda protsessi, vähendada vigu, mida sa oma protsessi käigus teeksid. Sellepärast, et ma olen ise terve hulga väga-väga suuri vigasid läbi teinud ja näiteks ma ühel hetkel korraldasin muusikaüritusi ja mõtlesin, et teeks midagi väga suurt ja vinget ja ma korraldasin lauluväljakul ühe festivali, mis lõppes minu jaoks 25 000 eurose miinusega ja tänaseks ma olen sellest välja tulnud ja mul on finantsiliselt väga okei, ma ei pea muretsema igapäevaselt sellepärast, et kuidas ma süüa saan või kuidas ma elatud saan oma elud ja ma saan väga palju reisida, sest et ma naudin seda ja mul on võimalus selle jaoks. Sest ma veetsin näiteks terve selle aasta talve, ma veetsin Dominikaani vabariigis ja midagi selle pärast nagu mu elus halvemaks ei läinud, pigem vastupidi. Ma sain väga ägeda laengu ja emotsiooni oma ellu juurde. Aga mis ma ütlengi, see protsess jõudmaks sellest, kus sa täna oled, sinna, kus sa tegelikult soovid. Ma saan aidata sul kiirendada seda ja ma saan aidata sul vältida vigu, mis sul tuleb igal juhul, kui sa seda püüad üksinda ja ise teha. Ja sellepärast ma ütlengi, et kõik on võimalik ka sinu jaoks. Ja kuna ma olen seda workshopi paar korda teinud juba, siis ma tean, et see on väga-väga väärtuslik ja sa saad väga ägedaid asju sellest. Ja lisaks midagi, mida keegi teine minu teada ei tee, on see sama muusika ja ma esitan lugusid, kus on ka inspireeriv sisu, kus on õpetlikud sõnad sees, mis aitavad sul kinnistada seda sama, mida sa seal õpid ja mis aitab sul veelgi rohkem aru saada seda, et tegelikult ka sinu jaoks on kõik päriselt võimalik. Nii et 17. september Bliss konverentsikeskuses see workshop või see kontseminar taaskord toimuma saab ja olenevalt sellest, mis ajal sa nüüd seda videot vaatad, siis hinnad ürituse lähenedes järjest lähevad kallimaks, aga võrreldes sellega,
kui palju ma olen ise pannud enesearengusse, nagu ma ütlesin, kuskil 100 000 pluss eurot on läinud sellesse, et käia erinevatel koolitustel üle maailma ja tihtilugu ma maksan ka reisikuludest juba 1000 või rohkem eurot, et sinna kohale jõuda. Ja see workshopi hind, mida ma sinult küsin, mõnikümmend eurot, see on täiesti olematu ja naeruväärne võrreldes sellega, mis on need teadmised, mis ma sulle edasi saan anda. Ja üks asi veel, kui see workshop millegi pärast ei täida sinu ootuseid või ei ole see, mida sa arvasid, siis anna sellest meile workshopi käigus teada ja me maksame kogu raha tagasi. Nii et mingit riski sul selles ka ei ole. Nii et näeme 17. september, tule kohale, kõik on võimalik ka sinu jaoks ja loodetavasti saame juba õige pea koos laulda seda sama, mis ma laulsin alguses, mis on umbes nii. Kõik on võimalik ka sinu jaoks. Näeme 17. september. Tšau!